Kuulgem Vana Testamendi ettekuulutusi Kristusest. Issand Jumal ütles Maole: ma tahan vihavaenu tõsta sinu ja naise vahele ja sinu seemne ja tema seemne vahele. Seesama peab su pead rõhuma ja sina võtad tema kanda rõhuda. Ja Abrami vastu ütleb Issand: ma tahan sind suureks rahvaks teha ja õnnistada ja su nime suureks teha, sest sinu seemnest peab kõigile maailma rahvastele õnnistus tulema. Ja Juuda, Jaakobi poeg, sai tõotuse: Juuda, sinu ette peavad su isa pojad kummardama, sest valitsuskepp ei pea mitte Juudast lahkuma ega käsuandja tema jalgadelt, seni kui rahu saatja tuleb ja tema sõna võtavad rahvad kuulda. Ja Moosesele ütles Issand: ühe prohveti tahan ma lasta tõusta nende vendade seast ja oma sõnad tema suhu panna. Ja ta peab neile rääkima kõike seda, mida ma temal käsin. Ja see mees, kes mu sõna ei kuule, mis ta minu nimel räägib, sellelt tahan mina seda nõuda. Ja Taaveti kojale kinnitatakse: ma olen teinud lepingu oma äravalituga. Ma olen Taavetile, oma sulasele vandunud: ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje üles põlvest põlveni. Ja prohvet Miika läbi kuulutab Issand: ja sina, Betlem Efrata, see on vähe, et sa oled Juuda tuhandete seast. Sinust tuleb mulle välja see, kes on valitseja Iisraelis. Ja tema väljumised on olnud vanast igavesest ajast. Ja viimaks hüüab Issand prohvet Malaki suu kaudu: pea tuleb oma templi juurde, Issand, keda te otsite, ja seaduse ingel, keda te tahate. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Issand.
head ja tõuske nüüd, et kuulda jõuluevangeeliumi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu, et kõik maailm pidi üles kirjutatama. See kirjutus oli esimene, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks omasse linna. Siis läks ka Joosep Galilea maalt Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärismaalt. Ennast laskma kirja panna ühes Maarja oma kihlatud naisega, kes oli käima peal. Aga nende seal olles sai aeg täis, et ta pidi maha saama. Ja ta tõi oma esimese poja ilmale ja mähkis ta mähkmetesse ja pani sõime, sest neil polnud muud aset majas. Ja sealsamas väljal olid karjased öitsel ja hoidsid öösel oma karja. Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks. Te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Kui siis inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis issand on meile teada andnud. Ja nad tulid rutusti ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese sõimes magavat. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli üteldud selle lapsukese kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mis karjased neile rääkisid. Aga Maarja pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles nendele oma südames. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja teda kiites kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud, nõnda kui neile oli üteldud. Kui kaugele me oleme valmis minema kellegi pärast, keda me armastame. Mulle meenub üks lugu, mille jutlustas Chris Rea paar päeva tagasi 74-aastaselt surnud Briti laulja. See oli 39 aastat tagasi, just enne 1986. aasta jõule. Rea muusiku karjäär oli täielikus madalseisus. Ta oli äsja jäänud ilma oma lepingust ja plaadifirma keeldus maksmast kinni isegi rongipiletit, et ta saaks Londonist koju Middlesbrough'sse sõita. Autoga ta minna ei saanud, kuna oli hiljuti jäänud ilma juhiloast. Nii ta siis helistas oma naisele, toistus nende tillukesse Austin Minisse ja sõitis Londonisse, et sealt kohe tagasi koduteele asuda. How far we are willing to go for someone we love. I remember a story told by the British singer Chris Rea, who died a few days ago at the age of 74. It was 39 years ago, just before Christmas 1986.
Ria's music career was at a standstill. He had just lost his contract, and his record company refused to even pay for the train ticket to drive him home from London to Middlesbrough. He couldn't go by car because he had recently lost his driver's license. So he called his wife. She got into their tiny Austin Mini and drove to London, only to start straight back home. See ei olnud lühike ega kerge sõit. Londonist Middlesbrough'sse on umbes 260 miili. Nii et kokku üle 500 miili üsna tihedas lumesajus, täis tuisanud teed mööda jõulueelses liikluses. Rääkida neil omavahel suurt midagi ei olnud, kuna olukord oli raske. Arved olid maksmata, kodus oli isegi küte kinni keeratud, tulevikust vaatas vastu sünge lootusetus. Liiklus oli aeglane, teha polnud midagi ja nii hakkas Chris Rea teisi lumes ukerdavaid autosid vaadates endamisi ümisema. Laulu, millest sai paar aastat hiljem tema kõigi aegade suurim hitt. It wasn't a short and easy drive. It's about 260 miles from London to Middlesbrough, so over 1,000 miles in all, in fairly heavy snowfall, on roads laden with snow and ice, in the pre-Christmas traffic. They didn't have much to say to each other, as the situation was difficult. The bills were unpaid, even the heating at home was turned off. The future looked bleak and hopeless. The traffic was slow, there was nothing to do, and so Chris Rea, watching the other cars rolling in the snow, started humming to himself a song that a few years later became his greatest hit of all time. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Yeah, well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Mis oleks juhtunud siis, kui Chris Rea naine Joan, kellega ta jagas oma elu kokku 57 aastat, ei oleks talle tol päeval Londonisse järgi tulnud? Kui ta poleks üldse tahtnud enam selle, nagu näis, läbi kukkunud muusikuga tegemist teha? Mis siis, kui nad oleksid teineteise toetamise asemel teineteist oma eluraskustes süüdistama hakanud? Ilmselt poleks siis sündinud ka seda laulu, aga see oleks olnud kogu asja juures kõige traagilisem. Aga ta tuli ja see laul sündis ning selle lõpuosas on read, mis näitavad, kui tähtis oli see, et need kaks teineteist sel keerulisel ajal toetasid, et nad teineteise kõrval olid. What if Chris Rea's wife Joan, with whom he shared his life for a total of 57 years, hadn't come to London that day to pick him up? What if she didn't want to deal with this seemingly failed musician anymore?
What if instead of supporting each other, they had started blaming each other for their troubles? This beautiful song probably wouldn't have been written then, and this wouldn't have been the most tragic part of the whole story. However, she came, and the song was written, and its final lines show how important it was for these two to be there for each other during that difficult time. So I sing for you, though you can't hear me. When I get through, oh, and feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas. Kui kaugele oleme meie valmis minema kellegi nimel, keda me armastame? Loodetavasti mitte ainult 260 või 500 miili kaugusele, vaid nii kaugele kui vaja. Isegi siis, kui meid ei oota ees samasugune jõuluime, nagu oli see, mille leidsid eest Chris Rea ja tema naine, kui nad viimaks läbi lumesaju oma külma koju jõudsid. Ukses olevast postipilust polnud mitte ainult lumi sisse tuisanud, vaid sealt oli sisse pistetud ka ümbrik, milles oli tšekk 15 000 naelale, mille abil neil oli võimalik oma võlad ära maksta ning uue lootusega edasi minna. How far are we willing to go for someone we love? Hopefully not just 260 or 500 miles, but as far as it takes. Even if we don't experience the same kind of fully unexpected Christmas miracle that Chris Rea and his wife experienced when they finally made it home through the snowstorm. Not only the snow had blown in through the mail slot in their door, but there was also an envelope with a check for £15,000, which they could use to pay off their debts so they could move forward with renewed hope. Jõulud kõnelevad sellest, kui kaugele Jumal on meie pärast läinud, kui kaugele ta on läinud armastusest meie vastu. Püha Johannese evangeeliumi alguses öeldakse, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Jumal sai inimeseks. Ta võttis ette inimlikus mõttes mõõtmatult pika teekonna, et ületada meid Jumalast lahutav põhjatu kuristik. Milleks? Võiksime piltlikult öelda, et selleks samaks, milleks Chris Rea naine Middlesbrough'st Londonisse sõitis, et meid koju viia. Ja mitte ainult jõuluks, vaid igaveseks. Christmas is about how far God has gone for us. How far God has gone out of love for us. At the beginning of the Gospel of St. John, we can read, "And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." God became man. He took an immeasurably long journey to cross the abyss that separates us from God. Why? We could figuratively say that for the same reason that Chris Rea's wife drove from Middlesbrough to London, to take us home, and not just for Christmas, but forever. Mulle tundub, et me oleme lasknud ennast liialt mõjutada
mingist formaaljuriidilisest kristluse käsitlusest, mille kohaselt Jumala lunastustegu Kristuses seisneb ainult selles, et Kristus võttis enda kanda meie patu, meie süü ja meie karistuse, makstes oma ristisurmaga kinni meie võla Jumala ees. See on tõsi, et me oleme Jumala poja vere hinnaga lunastatud ja sellest puhtaks pestud. Ent Kristuse surm Golgata ristil on tegelikult vaid üks osa suurest tervikust, mis seisneb selles, et Jumal on meid oma pojas täielikult omaks võtnud. Sellega, et Jumala ainusündinud poeg sai inimeseks, et ta võttis omaks meie inimloomuse, on taastatud inimkonna ühendus oma loojaga. Ühendus, mille inimene kaotas siis, kui ta paradiisi aias Jumalale selja pööras ja ise endale Jumalaks hakata otsustas. It seems to me that we have let ourselves to be overly influenced by some formal legalistic understanding of the Christian faith, according to which God's act of redemption in Christ consists only in the fact that he took upon himself our sin, our guilt, and our punishment, paying our debt to God with his death on the cross of Calvary. It is true that we have been redeemed and cleansed by the blood of the Son of God. But Christ's death on the cross of Calvary is actually only a part of something larger, which consists in God's acceptance of us as his children in his Son, our Savior. By the fact that the only begotten Son of God became man and took on our human nature, mankind's connection with its Creator has been restored. The connection that man lost when he turned his back on God in the Garden of Eden and decided to become his own God. Olen kuulnud öeldavat, et jõulud polegi päris kristlik püha ning et tõelised kristlased peaksid tähistama ainult suurt reedet ja ülestõusmispüha. Ma olen nõus, et suur reede on päev, mil Kristus viis jumaliku lunastustöö lõpule. Nii ta Golgata ristil rippudes ise ütles. Ja muidugi olen ma nõus, et ülestõusmispüha sõnum Kristuse võidus surma üle, mille läbi meiegi oleme surma ja kaduvuse meelevallast päästetud, on meie usu keskne ehk koguni olulisim tõde, nagu ütleb püha Paulus oma esimeses kirjas korintlastele. Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Aga see kõik ei kahanda kuidagi jõulude tähendust ega ainulaadset väärtust, kuna jõulud kõnelevad meile taeva ja maa, Jumala ja inimese üheks saamise müsteeriumist, mille võrdpildina kasutatakse piiblis sageli mehe ja naise üheks saamist abielus ning sellest võrsuvat uut elu. Ei saa olla täiuslikumat väljendust Jumala ligipääsetavusest, kui tema poja saamine väikseks inimlapseks, esmalt ema üsas ja siis Petlemma sõimes. I have heard it said that Christmas is not a truly Christian holiday and that true Christians should only celebrate Good Friday and Easter. I agree that Good Friday is the day when Christ completed the divine work of redemption, as he himself said while hanging on the cross. And of course, I agree that the message of Easter about Christ's victory over death, through which we too have been saved from death and corruption, is the central
if not the most important truth of our faith, as St. Paul says in his first letter to Corinthians. If Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. But all this does not diminish the meaning and unique value of Christmas in any way, because Christmas speaks to us about the mystery of the union of heaven and earth, of God and man, which is often symbolized in the Bible by the union of a man and a woman in marriage and the new life that springs from it. There can be no more perfect expression of God's accessibility than the birth of his Son as a little child in the manger of Bethlehem. Püüdkem seda endale ette kujutada. Kõik, kes me oleme kunagi mõnda vastsündinud last oma kätel hoidnud. Vaadake, siinsamas teie ees, nii õrn ja haavatav, nii kaunis ja vaimustav on meie Jumal. Ta annab ennast meie kätte. Ta tahab olla meie lähedal, nii lähedal kui üldse võimalik. Ta ei esita meile mingeid tingimusi. Ta lihtsalt on siin. Meil pole vaja teha midagi muud, kui ta armastusega vastu võtta, sest tema armastus on piiritu. Nii kaugele on Jumal läinud meie pärast, armastusest meie vastu, või õigemini nii ligidale on ta meile tulnud. Let us try to imagine this. All of us who have ever held a newborn baby in our arms. Look, right here, in front of you, so tender and vulnerable, so beautiful and sweet is our God. He gives himself to us. He wants to be close to us, as close as possible. He does not impose any conditions on us. He is simply there. We don't need to do anything other than receive him with love, because his love is boundless. That is how far God has gone for us, out of love for us. Or rather, that is how close he has come to us. Ma ei taha hakata teile nüüd moraali lugema selle kohta, kuidas meie peaksime tegema samamoodi. Ma arvan, et seda ei ole vaja, sest kui me kedagi tõeliselt armastame, siis täpselt nii me teemegi. Me oleme oma armastatu jaoks olemas. Me võtame ette kui tahes pika teekonna, et teda aidata. Me rõõmustame koos temaga, kui ta on rõõmus. Ja kui ta on kurb ning me ei oska teda trööstida, siis vähemalt nutame koos temaga. Kui saaksime, siis võtaksime tema valu enda kanda, et mitte näha teda kannatamas. See kõik kuulub täiesti loomulikuna inimeseks olemise juurde. Ja kõike seda tahab ja teeb Jumal oma armastuses meie vastu. I do not want to start reading you morals now about how we should do the same. I think that is not necessary, because if we truly love someone, we know how to do it. We are there for our beloved. We undertake, no matter how long the journey may be, to help them. We rejoice with them when they are happy and when they are sad, and we cannot console them, at least we cry with them. If we could, we would take their pain upon ourselves so as not to see them suffer. All of this is completely natural to being human.
And God wants and does all of this in His love for us. See on see, mille ma tahan teile täna siit kirikust kaasa anda. Teadmise, et tõeline armastus on võimalik ja on olemas. Kõigepealt selles lapses, kelle sündimist me tähistame. Jumala ainusündinud pojas, kes on meie pärast, meie päästmiseks inimeseks saanud. Aga see armastus on võimalik ka meis endis, kui oleme valmis Jumala armastuse kingituse vastu võtma ja temast alati kinni hoidma. This is what I wish you to take away from my sermon today. The knowledge that true love is possible and it exists. First of all, in this very child whose birth we celebrate, in the only begotten Son of God, who became man for us, for our salvation, but also in ourselves, if we accept this gift of God's love and always hold on to Him. Miks jõulud on nii imelised pühad? Kõigist välistest, tihtipeale väga keerulistest oludest hoolimata. Vastus on lihtne. Sellepärast, et jõulud on lihaks saanud armastuse püha, mis kõnelevad sellest, et Jumal ei küsi endalt, kui kaugele ta on valmis meie pärast minema, sest tema armastus on piiritu. Why is Christmas such a wonderful holiday, despite all the often very difficult circumstances? The answer is simple. Because Christmas is a feast of love made flesh. A feast that speaks of God not asking Himself how far He is willing to go for us, because His love is boundless. Soovin teile kõigile õnnistatud jõule ja kui teil teinekord on raske seda lihtsat, aga tõelist jõulurõõmu üles leida, siis laulge koos Chris Riaga. I wish you all a very blessed Christmas. And if you sometimes find it difficult to discover in your life the joy and love that Christmas is about, just sing with Chris Ria. It's gonna take some time, but I'll get there. Issand, me täname sind sinu imelise armastuse eest, mille sa oled teinud meile nähtavaks ja käega katsutavaks jõululapses, oma ainusündinud pojas, kes on tulnud, et meid igaveseks sinu, oma armastava isaga ühendada. Lord, we thank thee for thy wonderful love, which thou hast made visible and tangible to us in the Christmas child, thy only begotten Son, who has come to unite us forever with thee, our loving Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.